Kõige varajasem talinisu alati on meil Ramiro ja Tartu Agro on ajalooliselt suur Ramiro kasvataja olnud ja ka seemnepaljundaja, et Anu, mis tööd sul Ramiros käsil on või ees seisavad? No praegu ongi viimane taimekaitsering käsil sisuliselt, et terpal ja haigustõrje. Mis normi terpalit sa siin kasutad? 1 liiter hektarile. Kuigi on ette juba tehtud medaks 0,5 kilo hektari normiga, siis me ikkagi teeme ka terpalit selle mõttega, et Ramiro on pikakasvuline ja lamandumisõrn sort ja on vaja tagada tema seisukindlus. Ramiro on sort, mis vajab tegelikult tugevat kasvu reguleerimist, sest tal on suur lehemass ja tõesti siin põllul on ka väga hea foon, et ikkagi te ju digestaati ka kasutate ikkagi päris palju. Ja kevadine lämmastik on ka üle 150 siin. Ja. Nii et minu soovitus ka tõesti kinnitan Anu sõnu, et kui varajasemas faasis ka veel juhuslikult peaks olema nõrgem kasvu reguleerimine tehtud, et oli võib-olla põuahirmu rohkem, siis nüüd oleks õige aeg üle mõelda talinisude reguleerimise plaan, et võimalik on teha nii terpalit kui ka tegelikult veel medaks maksi ja medaks toppi juurde, et taimik oleks ikkagi seisukindel. Et ka siin taimekasv on päris lopsakas olnud, et isegi mulle üle põlve, nii et siin julgelt 1/3 pikkus kasvu veel ees on. Ja kindlasti tõesti ka lipulehe faasis ikkagi haigustõrje, sest ka siin ju tegelikult eelmisest fungitsiidist on 3 nädalat. 3 nädalat on möödas nüüd. Jah, et 3 nädalat on möödas, siis on õige aeg teha järgmine fungitsiid, lipulehe fungitsiid, mis siis tagaks selle taimiku pika terve oleku ja sellega siis ka saagi potentsiaali. Antud põllule sinusegu oli Priaxor pluss proteogonasool lipulehe faasis, aga tegelikult siia paslikud lahendused oleks veel ka Palaia, vähemalt 0,8 kuni 1 liiter hektarile või siis Revitrex. Et ikkagi kõik 3 varianti on tugevad lahendused, nii et kindlasti leiate endale sobiva. Vahepeal on tuul juba päris suureks kiskunud. Prognoos näitab, et 2-3 päeva on pritsimistega keeruline, aga minu hinnangul see on väga hea aeg teha korralikud põlluseired, tuvastada probleemid, veel on võimalik tõrjuda erinevaid umbrohtusid, veel on võimalik teostada kasvuregulaatorit, et mõelge, seirake läbi ja siis juba saate minna ja olla valmis tööd põllul ära teha. Seniks, aga püsige kanalil ja kohtume varsti jälle.